Tere ilusat esmaspäeva hommikut. Tervitan sind siit imeilusast mererannast. Ja ma räägin sulle täna teemal, kuidas leida kliente. See küsimus tuli Naised ja raha grupis välja esile, et see on ikkagi pealmine teema, millega me naised ettevõtluses eelkõige oma pead vaevame. Ja ma tahan sulle kõigepealt öelda, et see ei ole üldse nii suur teema, millega võib-olla peaks oma pead vaevama. Sest et kui me räägime mõtteviisilisest poolest, siis vaata, kui sa juba mõtled, kuidas leida neid kliente või et sul on sellega see valu taga, siis tegelikult, kus sa omadega oled, sa oled puuduses, eks. Ja sealt tagant tuleb see tunne, et ma annan selleks, et saada. Ja mul on neid kliente hirmsasti vaja selleks, et ise ellu jääda potentsiaalselt, on ju. Ja ma saan aru, see on täiesti, sa võidki öelda, et aga Liina, ma olengi sellises kohas, eks. Ja see on fine, aga kõigepealt, mida ma sulle soovitan just nimelt mõtteviisilisest. Sul on katus pea kohal, sul on hästi, sul on isegi internet olemas tõenäoliselt, sa ei vaataks seda videot siis siin, on ju. Aga kõigepealt vii ennast sinna, et mul on piisavalt ja ma olen piisav. Ja nüüd sa hakkad andma selleks, et sa tahad anda, sa tahad teha, sa tahad aidata. Ja sinu esimene küsimus klientide leidmisel on üldse, kes on see inimene või mis valdkond, keda ma tahan aidata, eks. Sest et sellest saab alguse ka sinu heaolu, kui sa pöörad oma pilgu sinna, mida sa tahad teha, mida sa tahad anda ja kellele sa tahad anda, on ju. Ja sealt saab alguse ka sinu selguse teekond sinu kliendist. Ja selle läbi saab alguse selgus sinu turundussõnumitest. Ehk siis, kes on see inimene, keda sa tahad aidata? Vaata, mina räägin sinuga siin kui ettevõtjaga. Võib-olla sa oled alustamas või mõtled, et sa tahad saada, siis sa kogud baasteadmisi. Aga ma tean üsna hästi, mis toimub sinu sees. Ma tean seda valu, ma tean seda tunnet, ma tean neid mõtteid, millega sa lähed võib-olla magama. Ja ma tean seda, et kas see ongi see, et ma pean ju siit kuidagi hästi läbi tulema, aga sa ei tea veel täpselt, mis on step by step. Ja ma räägin sulle kliendi baasi ehitamise step by stepi täna, on ju. Kunagi, eriti veel ennem koroonat oli see, et me käisime üritustel, me rääkisime inimestega, oli kõige kiirem ja lihtsam viis oli see, et sa läksid kuskile üritusele, sa said inimestega kokku, sa rääkisid sellest, mida sa tegid, küsisid võib-olla küsimusi, kuidas neil on sellega ja andsid soovituse juurde, eks. Täna on põhimõtteliselt sama mudel, aga sul ei ole konkreetset inimest, kellega sa räägid, kuigi sinu peas võiks olla see ideaalne klient, eks. Aga põhimõtteliselt samamoodi sa paned ennast välja, sa räägid, millega sa tegeled, on ju. Ma tean, see päike paistab mulle täna nii silma. Aga, ja kuidas see käib? See käib selliselt, et sa jagad avalikult seda, mida sa teed. Kujuta ette, et sinu vastas istub sinu ideaalne klient ja sa jagad talle avalikult ideid, kuidas temal võiks paremini minna. Sa tead ta mure ja nüüd sa räägid, et sul on see olukord, ja sa tead ta mure ja annad talle soovitusi, eks. Sa annad ära midagi niisama, sest sul on, mida anda, sul on teadmised, sul on oskused, sul on toode või teenus, mis aitab teda, on ju. Kuidas paremini silma jääda, on mitte see, et sa pakud, mul on see toode, tulge siia, tulge minu boksi, on ju, nii saab ka, aga klient ei ole reeglina valmis ostma esimese hooga. Ja esimene asi, mida sa tahad teha või tähendab, sa pead teadma, on see, et tavaliselt inimesel kulub 7 kuni 12 kontakti ennem, kui ta on valmis ostma. Sa isegi ei jõua tema teadlikkusse ennem, kui sa oled circa 5 kontakti ära teinud, on ju. Siis ta hakkab alles märkama sind ja siis ta jõuab seal, okei, päris huvitav jutt, mis sa räägid, on ju, ja siis ta on ühel hetkel võib-olla valmis tegema otsuse, et sulle kliendiks tulla. Ma ei tea, kui kaua oled sina jälginud mind ja minu tegemisi ja vaadanud võib-olla neid videosid, aga mul on kliente, kes on olnud minu kõrval 4 aastat, 5 aastat, 6 aastat ja rohkemgi veel, eks.
ja alles nüüd nad tulevad mul mentorprogrammi või üks-ühele coaching usse. Alles nüüd on selleks valmis. Ma saadan välja videosid iga esmaspäev, pluss ma teen sotsiaalmeedia postitusi, pluss ma kirjutan kirju vahel rohkem kui kord nädalas, on ju. Aga nii paljud meist ei julge. Sellepärast, et ma kardan, et ma häirin teisi kuidagi. Ja seal on ebapiisavuse mustrid all. Aga see selleks. Ma sinna nii detailidesse ei lähe. Aga põhimõte on see, et sa pead hakkama rääkima. Ja julgelt rääkima oma tõde, julgelt välja andma ja ütlema, mis on see, rääkima sellest murest, mis on su ideaalsel kliendil, on ju, sinu puhul, kuidas leida kliente. Ma räägin sulle sellest murest ja ma räägin sulle sellest lahendusest. Ja järgmine samm sealt alles on see nendele, kes on valmis, on ju, nii-öelda sügavamaks tööks või tahavad efektiivsemalt või kiiremat lahendust, mis iganes oleneb sellest, mida sa pakud, eks. Nendele sa pakud lahendust ehk siis oma toote-teenuse programmi, mille iganes näol, on ju. Aga sa räägid sellest probleemist. Kuidas paremini silma jääda on? Sa räägid läbi lugude. See on üks tohutu võimas tööriist on lugude rääkimine müügis ja turunduses. Kujutluspilti ja oskus rääkida õigesti lugu niimoodi, et sa viita kujutluspilti. Et see on ka üks osa, millega meie mentorprogrammis näiteks töötame, mis on see sinu lugu, mis kõnetab sinu ideaalset klienti, ideaalsest kliendist rääkimata, eks. Ja kuidas sa teda kõnetad ikkagi, et see on ja sealt edasi, kuidas sa siis müügini viid, eks. Aga siit edasi minnes, ehk siis esimene samm on see, et sa hakkad rääkima, eks. Ja nüüd on oluline koht, nagu ma ütlesin, ta vajab mitut kontakti, mõnikord aastaid, ennem kui ta on valmis sinult midagi ostma, eks. See tähendab seda, et sa mitte ei postita või ei jaga ühe korra seda, mida sa teed, vaid sa teed seda kogu aeg, on ju. Aga mida me alustavad ettevõtjad teeme, meil on niivõrd suur hirm selle ees, kas ma tüütan teisi või kas ma teen ikka õiget, ehk siis meil on kõhklusi ja kahtlusi palju sees ja me teeme selle ühe postituse ära, see on meie jaoks väga suur asi ja jumala eest tubli, et sa seda teed. Ja siis me jääme ootama. Mis nüüd saab? Kas see klient nüüd, kas tuleb või ei tule? On ju? Selle asemel, et jääda kinni sellesse ühte tegevusse, mõtle juba järgmine. Mõtle suuremat pilti. Kui sa teed äri, siis sa ei ole ühe korra pildis ja kõik tulevad, ostavad, on ju. Vaid sa pead, on ka selline väljend, big wheels keep on turning, on ju. Ehk siis suured rattad veerevad ise. Kui lumepall läheb suureks, siis ta veereb ise, on ju. Aga selleks, et see saab suureks, pead sina alguses andma jõudu taha. See on füüsikaseadus, on ju. Ja sellepärast sa pead ka sina kogu aeg nagu lükkama, eks. Ja see tähendab järjepidevalt väljaandmist, järjepidevalt rääkimist sellest, mis on sinu kliendi sees, mis teda võib-olla painab ja kuidas sina saad teda aidata, pakkudes talle lahendusi, kasvatades usaldust, on ju. Ja nüüd, kui sa seda teed, see on suhte arendamine tegelikult, see on turundus, turundus ei ole mitte midagi muud kui suhte arendas, on ju. Ja nüüd, mis sa teed, sa lähed sealt edasi sellega, et sa hakkad omale looma seda usaldusbaasi, jälgijaskondi, kes hakkad, päris huvitav tüüp, on ju, ta vaatab sind, ta kuulab sind, on ju, ja sa lood oma potentsiaalsete kliendibaasi. Ja siin sa pead, jälle ma lähen detailidesse, aga sul on renditud baas, mis on sotsiaalmeediakanalid, need ei ole sinu omad, sa rendid neid sisuliselt, on ju, tasuta platvormi peal, aga seal on see risk, et iga hetk sa võid selle ära kaotada. Aga mis sa teed, sa viid nad oma kliendi teekonnas edasi. Kliendi teekond on, kuidas tema nii-öelda peas see mõte, et mul oleks vaja või märkab sind, on ju, ja sealt sammud edasi, kuni ta jõuab sulle kliendiks, kuni ta jääb sulle lojaalseks ja sealt isegi soovitab edasi, on ju. Seda nimetatakse kliendi teekonnaks. Ja mina soovitan sul mõelda oma kliendi teekond läbi, on ju. Ja see esimene samm on see teadlikkusest, et ta saaks sind üldse märgata, eks. Nii. Ja nüüd sa lähed sealt edasi, ehk siis sa nendest renditud kliendibaasist viid nad oma kliendibaasi, siis on see emaili kontaktid näiteks, on ju, või telefoninumbrid või mis iganes. Sa lood oma baasi potentsiaalsetest klientidest, kes on sinu teemast huvitatud. Parem on, kui nad annavad sulle ise nõusoleku ja tahavad sind rohkem kuulata ja jälgida ja nii edasi, eks. Nii.
Ja seda sa teed, kuidas sa saad oma emaili baasi näiteks, et seal ka isiklikumalt võib-olla suhelda, on see, et sa pakud meile tasuta midagi vastu, on ju. Väärt informatsiooni, on see webinar, on see, ma ei tea, e-raamat, PDF, videod, väike kursus, mis iganes midagi, mis annab talle, et ta saab oma murega edasi liikuda ja ta tahab sulle siis seda kontakti vastu anda, eks. Ta tõesti usub sellesse, mis sa pakud ja nii edasi. Inglise keeles on ka selline väljend nagu offer stack ehk siis pakkumiste nii-öelda kogum, on ju, või pagas ja seal on siis nii-öelda lead magnetid ehk siis need tasuta pakkumised kuni lõpuks müügini välja, on ju, ja higher level toodeteni välja. Nii, ja nüüd ongi, sa said selle oma kliendibaasi, on ju, tulid sealt, turundus sul endiselt jätkub, on ju, kogu aeg seal selles nii-öelda tunneli kõige laiemas saa siia praegu joonistada, ega turunduses tehakse tunnelid, ehk siis on liidid, potentsiaalsed huvilised, nemad me viime siis nendeks oma kontaktideks, seal me anname veel rohkem väärtust neile, veel sügavamal tasandil võib-olla ja lõpuks me siis teeme neile pakkumise ja küsime nendelt, kas sa tahad minuga koostööd teha või sa ei taha minuga koostööd teha. Aga järjepidevus ja samal ajal hirmudega tegelemine on põhiline töö, mida sa pead tegema. Ja järjepidevuse juurde käib ka pakkumiste tegemine järjepidevalt. Üks olulisi kohti, kus mina olin pikalt kinni ja kohati siiamaani ja tegelikult, kus ma näen väga paljud naisettevõtjad on kinni, on see, et me oleme tohutud andjad. Ja selle andmise taga meil ei ole tegelikult struktuuri, kus me anname, mida me anname, kui palju me anname ja mitte, et andmine peaks olema kuidagi piiratud, aga meil ei ole seal seda struktuuri taga, ehk siis seda kliendi teekonda me ei ole süsteemselt läbi mõelnud. Ja selle taga me anname ja me kunagi ei küsi vastu. Me ei tee seda pakkumist, see on nagu klient vaatab teisest küljest, et ahah, väga hea, Liina, sa räägid kogu aeg sellest probleemist, aga kui ma tahan nagu konkreetseks minna, et tule vaata minu ärisse, kuidas mina saan oma kliendi teekonna niimoodi üles ehitada, et see päriselt tooks ka kliente. Eks? Ja kui mina sulle ei tee näiteks 1-1 3 kuu coachingu paketi näol pakkumist, et tule, ma vaatan sinu ärisse, lahendame need küsimused ära, mis sul on äri sees ja sinu peas, et sa ei saa edasi liikuda, on ju, siis sa ei teakski minu poole pöörduda ja siis seal on okei, sinu klient saab sinu võib-olla sisust väga väärtuslikku informatsiooni, aga kui sa pakkumist ei tee, ta ei saa minna sügavamale. Ja mis sa teeb? Ta hakkab otsima mujalt, kes siis viib teda sügavamale, eks? Ja sina oled kaotanud potentsiaalse kliendi. Et pakkumine käib kliendi teekonna juurde. See on üks oluline osa sinu kliendi teekonnast, on ju. Aga mõtle need sammud läbi. Nii, kus ta mind märkab, millistes kanalites? Kuhu ma sealt ta edasi viin? Millist sisu ma talle veel edasi annan? Seal on ka nõksud, psühholoogilised teadmised, mõjutamismüük, taktika, on ju. Ja see ei ole halb, sest sa mõjutad inimest, et sa tahad teda aidata, mitte sellepärast, et sa tahaks hirmsasti midagi saada. See on väga suur suhtumise küsimus. Jah, müügioskajana sa võid luua väga palju halba, täpselt nagu rahaga sa võid luua väga palju halba, aga tegelikult raha ja müügioskused, sellised võimsad oskused toovad tegelikult välja selle, kes sa päriselt sügavamal tasandil oled, on ju. Nii et mõtle oma teekond läbi ja kui sa oled loonud sellise hea baasi, et inimesed hakkavad märkama ja aina rohkem inimesi hakkavad märkama, siis mitte sul ei tule ainult kliendid, vaid sind hakatakse soovitama. Siis sul tekib, sa sellega lood omale veel rohkem võimalusi, veel suuremaks nähtavuseks. Ja siin tulevad ka hirmud jälle ülesse, aga potentsiaalselt koostööd podcasteritega, koostööd teiste mõjutajatega, koostööd teiste brändidega, koostööd teiste tegijatega, kellel võib olla juurdepääs sinu sihtgrupile, kelle publik on sinu potentsiaalne sihtgrupp, eks. Ja koostööde puhul kõik need win-win situatsioonid on. Aga mis ma tahan öelda, kui sina paned ennast välja ja teed seda järjepidevalt, siis see loob sulle rohkem võimalusi. Sind hakatakse märkama ja sealt pealt su kliendiga baas ka kogu aeg kasvab. Sa saad luua
sa saad tõsta hindasid, eks, ja noh, hinnast siin ka hind paneb suuresti kliendi paika, aga see on ka jälle omaette teema, et ma ütlen, seda teemat ju ärimõtte kontekstis võiks lahti võtta nii ja naa. Aga ühesõnaga, need on need sammud, et mõtle enda jaoks see kliendi teekond läbi, sest et tõenäoliselt, miks sul ei ole kliente, kui sa täna oled selles kohas, siis on lihtsalt see, et nad ei tea sinust. Nad lihtsalt, meile tundub, et me teeme väga palju, aga nad lihtsalt ei tea sinust, et sa teed, eks. Et julgelt pane ennast välja. Kui sina tahad päriselt tõsiselt selle asja ette võtta ja ka oma mõtteviisi toetavaks luua, siis kutsungi sind üks-ühele coaching usse 3 kuud ja teeme sinuga sügaval tasandil tööd ja sinu äriga. Mentorprogramm on teine variant, see on natukene vähem seda juurdepääsu. Aga mis ma tahan veel öelda, kui sa ei ole veel sealmaal, et tulla päris programmi, siis pakun sulle ärikasvatamise checklisti. Kui sa seda soovid, kirjuta YouTube'i video alla, kommentaar, kirjuta, kui sa näed Instagramis kokkuvõtet, kirjuta Instagrami juurde kommentaar checklist või siis saada meil ja me saadame sulle selle checklisti ühel või teisel moel kohale ja saad vaadata, et mis on need endale välja printida ja vaadata, kas mul see on, kas mul see on, kas mul see on. Et sul oleks kogu aeg silme ees, et sinu jaoks ei oleks kunagi enam küsimus, kas mul on kliente või ei ole kliente. Jõudu tööle ja kohtume uuel nädalal uute mõtetega. Tšau, tšau!